Iga inimese juurde jõuab tagasi bumerang ja ma näen, et see pole niisama. Inimene elab just selles riigis, selles kohas, kus ta peab oma bumerangi kätte saama. See on tõsi. Ja kui inimene on oma bumerangi läbi elanud, siis tema elusündmused korraldatakse ülalpoolt nii, et tal on võimalik vahetada elukohta ja kodu ja riiki. Ta leiab hõlpsasti töö, avab oma ettevõtte ja hakkab elama uutmoodi. Midagi pole juhuslikku. Igaühele oma ja kiirendatud korras. Kõik saavad oma osa. Kõik need inimesed, kes nüüd inimkonnaga oma protsesse läbi viivad, selle asemel, et inimkonda arendada, talitavad vastupidi. Kui nad aga suudaksid vaadata oma lähitulevikku ja näha, milline bumerang neid ees ootab, siis nad keelduksid võib-olla kõikidest miljonitest ja miljarditest, millel tegelikult ei ole mitte mingit väärtust ja teadvustaksid ikkagi oma elu. Kuigi paljud neist inimestest pole selleks enam isegi võimelised. Nende ajud ja meeled on niivõrd mandunud mitmesuguste ainetega mürgitatud, et nad pole enam rohkemaks võimelisedki. Nad on tegelikult juba surnud, kuigi jätkavad sellel maal kõndimist, liikumist, lendamist, sõitmist ja millestki rääkimist. Vana maailm tõmbab end kokku. Inimesed, kes elavad sellist teadvustamata, arenemata, ekslevat elu, lahkuvad sellest plaanist. Nad jäävad haigeks ja loomulikult alkohol, sigaretid ei too neile tervist juurde. Aja kiirenedes me näeme, et need kannatuste protsessid ja haigused süvenevad üha ajas kiiremini ja kiiremini. Seega, mu sõbrad, planeedile jääb inimesi aina vähemaks ja vähemaks. Selle maailma jätavad maha inimesed, kes keeldusid enda kallal töötamast, kes keeldusid küsimusi esitamast. Mis toimub, kuidas ma saan selle uue olekuga kohaneda? Missugune on see olemise seisund? Inimesed, kes keeldusid õppimast, inimesed, kes lakkasid olema inimesed, kes keeldusid arenemisest. Armastus on kõrgem vibratsioon, kõrgem seisund, mis lähtestab, puhastab ruumi ja puhastab inimhinge, puhastab elu ise. Armastus, armastada tõeliselt. Aga mida tähendab armastada, mu sõbrad? Armastada, see tähendab aktsepteerida inimesi sellistena, nagu nad on. Nähes isegi nende pahesid, püüda ikkagi aidata ja päästa nende hingesid. Mitte kohut mõista, vaid armastada ja see armastus tühistab kõik destruktiivsed ja hävitavad programmid. Mu sõbrad, elu loob looja ja see kuulub talle ja kes iganes teenib elu, kes iganes teenib headust, kes iganes teenib valgust ja armastust, seda on võimatu hävitada ja tappa. Ja isegi siis, kui inimese füüsiline ja bioloogiline robot sureb, siis ei tähenda suremist, mu sõbrad. Sellised inimesed vastupidi, olles vabanenud sellest robotist ja sellest kohutavast hullumeelsest maailmast, rõõmustavad jumaliku valguse seisundis. Nad on nii õnnelikud, nii kohkavad õnnelikud. Lõpuks ometi jõudsin tagasi oma loomulikku imelisse seisundisse. Ja need inimesed ja need õpetajad saavad tasu kõigilt neilt hingedelt. Selle armastuse, selle valguse, selle headuse, mida nad teistele inimestele jagasid. Ja see on selline kogus kõrgemat energiat, see on selline eufooria, õnn, see on seisund, kus oled igaveses armastuses ja naudingus. Sa naudid ja oled õnnelik igavikus. Ma tahan teile soovida valgust teie hingedesse, armastust, mõistmist, andestamist, oma bumerange, kõike seda, mis teie elus toimub. Ja pidage meeles, mu sõbrad, aega enam ei ole, on vaja õigesti tegutsema hakata. Edu teile!